Hei, kaasaegse naise podcasti kuulaja. Mina olen Annika Nielsen, selle podcasti saatejuht. Siin podcastis on mõnda aega vaikus olnud. Aga põhjus on väga lihtne, sellepärast et ma tegelikult lõin tasuta Facebooki kogukonna grupi, kus ma jagan aeg-ajalt selliseid mõtteid, ideid, inspiratsiooniallikaid hoopis live-videodena või siis postitan midagi oma varasemast salvest, et muidu seda podcasti kuulata on kuidagi nagu üksik ja sa üldse ei tea, et kes need sinu mõttekaaslased võiksid olla. Nii et seetõttu ma tegin ka sellise kaasaegse naise tasuta Facebooki kogukonna. Et mis siis ikkagi see kaasaegse naise teekonna kaart on, et kui sa seda podcasti kuulad, siis selle sihtgrupp on eelkõige see selline naine, kes on 35+. On väikelapse ema või mitme väikelapse ema. Ja üldiselt on ta väga teadlik, mis meil siin maailmas toimub, mis siin turul toimub. Ja enne laste saamist ta oli ka väga teadlik, et selline ambitsioonikas, teadis, kuhu ta jõuda tahab, mida ta oma elus saavutada tahab. Ja siis tuli selline hetk, kus sündis esimene laps. Ja see identiteet, mis oli enne lapse saamist, justkui varises kokku. Ja algas uuesti selle enda koha otsimine siin maailmas, et kelleks ma tahan saada, kui ma suureks saan. Aga see on hägune, ähmane ja pole olnud prioriteet. Sellepärast, et sinu kõrval on üks väike inimene või mitte väikest inimest, kes vajavad sinu tähelepanu, kes vajavad sinu kohalolu, kes vajavad, et sa viiksid oma teadmised uuele tasemele, kuidas nende arengut toetada. Sest sa oled väga teadlik lapsevanem ja sa tead, et lapse esimesed 6 eluaastat on tema elus kõige olulisemad. Kõik, mis nendel esimestel 6 eluaastal lapse elus toimub või jääb toimumata, mõjutab kogu ülejäänud elu. See on maja vundament. Ja sa pingutad, leiad aega, et võtta üks vanemluskursus ja teine vanemluskursus, õppida lapse arengu kohta. Ja muudkui õpid, katsetad, arendad ja mingil hetkel leiad, et sa oled kuidagi närviline, ärevil. Ja võib-olla tunned oma kehas frustratsiooni, et ma ju annan endast parima. Ja siis sul on mingisugune taipamine. Vahel tuleb see taipamine päris hilja. Et selleks, et meil oleksid õnnelikud ja rõõmsad lapsed, on tarvis, et neil oleksid õnnelikud, rõõmsad ja enesega rahul olevad lapsevanemad. Enesega rahul olev ema, naine. Ja see enesega rahulolu, kui sa vaatad täna peeglisse, kes on see inimene, kes sulle otsa vaatab? Et kui lubad, ma jagan enda lugu, et ma sukeldusin
sellesse laste arengu toetamisse ja laste maailma nagu täie tõsidusega. Nagu all in. Et ma läksin ja õppisin kõigepealt Montessori pedagoogikas, eks ju, assistendiks, baaskursuse võtsin 2 nädalat Riias. Ja siis ma läksin ja õppisin 2 aastat Montessori 3-6 vanusastme juhendajaks Prahas. Reisides selle 2 aasta jooksul kogu oma perega, tehes praktikat, võttes täiskohaga lapsehoidja selleks, et ma saaksin õppida ja asju teha. Ja selleks, et ma saaksin teha oma enda lastehoiu oma enda lastele, sest ma olin all in selleks, et oma lastele anda võimalikult hea start elus. Ja siis ma sain aru, et okei, et see lastehoiu asi ei ole üldse skaleeritav, et teeme online ettevõtte, online koolitusettevõtte. Ja 100 000 naised panid kirja, osalesid mu seminaridel, webinaridel, meistriklassides. Ja selle kõrvalt ma olin veel korporatsioonis tööl. Enamik aega siis küll lapsehoolduspuhkusel, aga ka vanemahüvitis mingi aeg lõppes. Ja ega sa neid hobisid teistmoodi ei finantseeri, kui sa leiad endale, kui sa lähed tagasi tööle. Ja 2023 ma leidsingi ennast, et ma teen oma online ettevõtlust, ma teen oma lastehoidu ja ma olen korporatsioonis tagasi tööl. Ma töötasin USA Jatsoonis, siis ma töötasin õhtuti. Ja päeva lõpuks ma olen kõik oma rollid täitnud. Ma olen justkui nagu kõigi jaoks olemas olnud. Aga samas ma olen nagu robot. Ja ma lihtsalt päevast päeva täidan neid rolle. Kuid keegi küsiks mu käest tol hetkel, et Annika, kus sa tahad olla 12 kuu pärast? Mis need sinu inspireerivad ideed, visioon ja mõtted on? Siis mu pea oli tol hetkel täiesti tühi. Ja ainuke asi, mis ma tol hetkel tõesti oleks suutnud mõelda, oli see, et hei, ma tahan magama minna. Et homme on taas kord väga intensiivne päev ees. Et kes olen mina ja mis asju ma teen seal iseenda jaoks. Et kõik see keerles ju laste ümber. Ja õnneks ma olin endasse juba investeerinud, et kuidas online ettevõtlust alustada, et ma ei hakanud seda ise nullist pusima, vaid võtsin kohe endale mentori. Ja siis sealt edasi mul oli väga-väga hea kogemus mentorite ja coachidega. Ja ka tol hetkel oli minu kõrval olemas mentor, kellega ma sain jagada seda teekonda. Ja ta ütles, et edu on otsus. Igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad otsustada olla parem versioon iseendast. Edu on otsus. Igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad otsustada olla parim versioon iseendast. Ja see ei ole nüüd lause, mida sa kuuled oma elus esimest korda. Aga see oli lause, mis klikkis ära esimest korda. Ja see oli see hetk, kus vaadata ja küsida enda käest, et hei, kes olen mina? Mida mina päriselt elus tahan? Ja kui sa natukene usud ka mingisugused, oled kuulnud võib-olla mingist manifesteerimisest või mõttejõust või sellest, et meie ümber siin on energia ja universum. Ja sa võid teha nii palju visioonitahvleid ja panna nii palju oma visioone ja unistusi kirja. Kuid hästi oluline komponent on see, et sa pead olema sellel samal sagedusel. Sa pead nagu päriselt tundma ja teadma, et see on see, mis sa tahad. Ja mina tol hetkel ma panin kirja, et oi, et ma tahan
et mul on Eesti kõigis suurlinnades oma Montessori lasteaiad. Mul on oma mõisakool, mul olid nagu detailsed pildid, asjad. Kogu sellest Montessori maailmast. Ja siis sügavalt sisimas oli see, et ma teen seda oma laste jaoks. Aga mida mina päriselt naise või emana tahan ise elus saavutada? Et loomulikult need mõtted on mul seal peas kuskil olemas, aga see ei olnud see, mis pani mind nagu ägedalt, vägevalt tegelikult tegutsema ja toimetama. Et kui ma need asjad enda jaoks ümber mõtlesin ja sõnastasin, tegin teistsuguseid otsuseid ja valikuid lähtuvalt sellest, mida mina tahan ja asjad hakkasid juhtuma väga kiiresti. Ma panin oma lastehoiu kinni. Ma tulin oma korporatsiooni töölt ära. Ja ma olen teel nagu oma parimasse elu füüsilisse ja vaimsesse vormi. Ma olen nagu äge, rahulik. Ma võin teada igasugu vanemlusteemalisi nippe ja trikke, aga kui sa emana ei ole sügaval sisemas ise rahul sellega, kus su elu on ja kuhu ta liigub, siis nendest trikkidest ja nippidest ei ole kasu, sellepärast et lapsed on imelised. Nad tulevad lasteaiast, koolist koju ja täiesti nad ei taha. aga nad vajutavad sul nendele nuppudele ja siis sa oled ärritunud, ärev ja vaatad peeglisse ja tunned nagu, et kes on see inimene, kes nagu ärritub oma laste peale, oma kaaslase peale, et mis värk on? Et see kõik algab sügavamalt seespoolt. Et ühiskond võib sulle rääkida rahumeelsest, tasakaalukast, vanemlusest, Montessori pedagoogikast. Kuid kui sina emana ei ole tasakaalus ja ei tea, kuhu sina liigud, sul ei ole seda suurt visiooni, siis need päevad on veidi nagu õnnetud, nutused. Sa oled 35+ juba. Ma endiselt usun, et meie meditsiin ja teadus ja kõik areneb nii palju, et me vabalt elame sinna 100. eluaastani. Kuid milleks hakata elama seal 50-ndates, 60-ndates? Kui võiks elada nagu nüüd ja praegu, kus meil on seda tervist ja energiat tegelikult. See on see vanus, kus meil tegelikult on ju ka piisavalt kogemusi ja teadmisi kogunenud. Et kõike seda tegelikult hakata rakendama iseenda heaolu suurendamisele ja parandamisele. Et ma täiega usun sellesse, et mis see kaasaegse naise teekonnakaart on, et sellisest veidi läbi põlenud, segaduses olevast, tasakaalu kaotanud, rahulolu kaotanud väikelapse emast võib saada kaasaegne naine, kes saab olla ükskõik, kes ta olla tahab ja omada ja teha ükskõik, mida tema tahab. See on otsustamise küsimus. Ja vahel tuleb otsuseid vastu võtta mitu korda päevas. Et see ei ole selline asi, mida sa ühe korra otsustad ja see nii on, aga kui sa ikkagi väga juure tasandil oled otsustanud, et midagi peab muutuma, siis nii saab. Ja siis see kaasaegse naise teekonnakaart. Ma olen olnud oma elus väga-väga ambitsioonikas, väga kõrge energiaga. Nagu hakkame pihta, teeme ära. Kuid ma tean seda, et mis mul viimased aastad on näidanud, et
ma võisin, näiteks ka see Montessori lastehoiu tegemine, et need mõtted ja asjad ja ettevõtlusega alustamine, need olid mul peas olemas. Aga ma ei astunud kunagi enne nagu päris konkreetseid samme. Kui mul oli keegi nii-öelda ora tagumikus, kes mind torkis, sest nii lihtne on laste kõrvalt, et isegi kui sa teed selle esialgse otsuse ära, kaotada see fookus, momentum. Mida naised mulle räägivad, et miks nad ei ole midagi saavutanud, et võib-olla, et nad on natuke laisad. Et neil puudub selline järjepidevus. Aga selleks, et sellisest järjepidevuses endale tuge saada, võta endale mentor, coach. Võta endale coach, sest õige hea coaching suhe on selline, see on ainukene suhe sinu elus, mis on ainult sinust. Et kui sa leiad hea coachi, siis see coaching suhe on ainult sinust. Coachi ülesanne on küsida küsimusi ja kuulata ja pakkuda seda ka järjepidevuse tuge. Et kui sa otsid seda, et kellele midagi lubada ja siis nädala pärast on uus kõne, siis tuleb need asjad ju ära teha. Ja hakka minema. Tegelikult on kõik need vastused ja teadmised su sees olemas. Vahel meil on lihtsalt vaja mingit teistsugust vaatenurka. Ja see teine inimene sinu kõrval võib täiega sind aidata. Ja ka just selle järjepidevuse koha pealt. Et ma ei tea, kas sa oled proovinud kaalu langetada, raamatud lugema hakata, tervislikumalt toituda, rohkem aega enda jaoks võtta. Ja sa oled proovinud seda ja proovinud seda ja proovinud seda. Kui sa 30 olid, siis sa mõtlesid, et ja proovime, aga mul on rest of the, nagu ülejäänud elu ees, et mul aega on. Täna sa oled 35 pluss ja hakkad tundma, et okei, aega on. Kunagi pole hilja. Aga kui ma nüüd ei tegutse, siis millal veel? Lastel on seda ägedat, õnnelikku, rõõmsat emmet vaja nüüd, kes on nendega need esimesed elu kriitilised aastad. Sest hiljem nad lähevad pedast välja ja siis sul on jälle aega. Siis tuleb mingi uus eneseleidmine. Aga miks oodata 10, 15, 20 aastat ja siis tagasi vaadata ja mõelda, et mis siis oleks, kui ma täna sellel päeval, kui ma siin kuulan seda podcasti osa, oleks selle otsuse vastu võtnud ja tegutsema hakanud. Mis sind tagasi hoiab? Tavaliselt me ise oleme oma edu ja arengu kõige suuremad pudelikaelad. Aga okei, asu tegutsema või siis mitte. Et sa saad igal suvalisel ajahetkel oma elus otsustada olla parim versioon iseendast. Tšau!